Tahtsin veel seda rääkida, et meil on maja ühe külje peal on üks suur auk kaevatud. Et me tellisime terrassi ehituse, terrassi pikenduse endale sinna maja maja otsa peale seina sinna metsa poolele. Et nad, ma ei tea, see ehitus vist ise hakkab natuke hiljem, sest materjale võtatakse, aga nad juba kaevasid meil selle augu ära seal aias. Ja sealt jäi natukene seda mulda üle, et Herman praegu õues kühveldab mulda laiali meil aias, kus on nuke kehvem savine liivane pinnas, et sinna peale siis seda mulda. Ja siis pärast saab rehaga laiali ja seemne peale, loodetavasti. Natuke nagu kuum aastik on meil see aed, aga ma ei tea, teeme oma parima käepäraste vahenditega. Kuigi ma lugesin, et kui on juba igasugused mättad kasvanud, siis seda on üsna raske nagu tasandada, et need mättad nagu kasvavad järjest suuremaks ja sinna vahele nagu midagi ei taha kasvada ja vihm uhub selle mullaselt vahelt minema ja siis ongi nagu hästi ebatasane. Aga no ma ei tea, ma proovin sinna mätaste vahele vedada. Herman praegu veabki. Nii, meil on nüüd pesu kuivama pandud ja liigume nüüd siis alla lasagnet tegema. In the well I dug myself, 'cause I fell under that spell, and the fireflies in the sky spelled my name in lights, all the hope I just can't see, while I'm hurting and bleeding, but the help is on its way, way too late. I will survive. I will find a lifeline. I will survive. And you'll beg yourself to see me one more time. In the days that I can't see the forest for the trees, in the hours I spend alone searching for my home, all the hungry nights awake where my tears are all I taste, and the help is on its way, way too late. Survive. I will find a lifeline. I will survive. And you'll beg yourself to see me. You'll beg yourself to see me. You'll beg yourself to see me one last time. Päris hilja siis sõideti. Natuke paks. Aga sealt talle meeldib, et sügel. Oi, kuidas ta naudib.
soe . ta on nii musta värvi ka, siis läheb väga soojaks. nii soe teraapia. Tere, ilusat emadepäeva ja kontrollisin, et kas mul see mikrofon on sees. Aga põhimõtteliselt täna on siis emadepäev, me käisime täna maal ja veetsime siis pool päeva maal ja tegime pannkukke seal ja olime õues ja paitasime hobuseid ja oli muidu tore päev, et ilm oli sihuke ilus päiksepasteline, ainult et tuuline oli, et jah, et see tuul nagu natuke segas, aga muidu tore, et ei sadanud ja et päike paistis. Aga nüüd oleme kodus mõnda aega juba ja siis kodus Melinda hakkas meil joonistama, aga meil on ühed siuksed vildikad, mis on nagu sees täidetud vedelikuga ja siis nad on nagu mõeldud nagu täppide tegemiseks. Ja Melinda tegi päris hooga neid täppe seal söögilaua peal oli nagu paber ja alus oli tal pandud ja nii edasi. Tegi päris hooga seal neid täppe. Mingi hetk ta ütles, et ta tahab pluusi ära vahetada, et tal on pluus must. Ja mina nagu ka väga tähelepanu ei pööranud. Ja siis läksin vaatama, mis siis selle pluusiga on ja siis näen, et pritsmed on nagu kuidagi, et need pildikad on nagu pritsinud pluusi peale ja siis natuke laua peale ja siis ma võtsin lapi ja siis vaatan, oh my god, kardinad ja sein on ka täis ja põrand on ka täis. Ja nüüd kõige hullem, et need kardinad on nagu täis. Vedasime need kardinad üles, et siin on siuksed pritsmed ilusad värvilised. Ja ma proovin neid nüüd siin pesta, ma pesumasinasse neid ei saa panna, sellepärast et siin on need sellised klambrid on küljes ja ma ei ole kindel, kas neid on nagu ohutu panna pesumasinasse. Ja pealegi ma ei viitsin neid, ma arvan, ka triikida, et ma proovin lihtsalt need täpid välja saada. Et mul siin teised juba kuivavad siin trepi peal mul. Ja mulle tundub, et ma vist olen need plekid maha saanud. Siin on mingi tolm. Vist olen saanud plekid maha. Aga eks siis lõpptulemus on näha siis, kui on ära kuivanud ja kui tagasi paneme siini peale. Aga mul on veel terve ports neid pesta, nii et tore puhkuse algus, kardinate pesemine. Oh my god. Aga see ei olnud absoluutselt Melinda süü, et see oli põhimõtteliselt minu enda süü, et ma ei jälginud, mis toimub nagu seal. Melinda tegi oma kunsti seal ja kuidas tema pidigi seda nagu oskama jälgida. Aga jah, ma viskasin need minema, ma ei taha. Sest mul oli juba enne hirm, et ta võib nendega vaiba peale joosta või diivani juurde või mida iganes. Et nüüd saime laksu kätte ja ma viskasin need minema. Et need ei ole talle praegu õiged joonistamisvahendid. Tere hommikust! On käes esmaspäev ja me oleme kõik kodus täna. Ja minul on puhkus, ametlikult puhkus esimene päev. Mul tuli üks asi meelde. Ma pean selle ära tegema. Aga jah, muidu mul on puhkus esimene päev täna ja pärast lähen teen tööd. Aga ma olen praegu siin aias ja mulle meeldib teha oma hommikuga aias väike tiir, vaadata, palju minu igast asjad on idanenud, kasvanud. Ja praegu siin olen tulbipeenra juures ja püüan meenutada, mis värvi mu tulbid peaksid olema. Nad on siin kohe-kohe avanemas ja tõesti tahaks väga teada, et mis värvi nad on ja millised nad mul olid valitud. Ma ei tea praegu. Ja siin on meie aia viimane investeering. Selline nunnu aiakäru. Siuke nunnu. Ja saime selle käru depost, see maksis ainult 36 eurot. Ja siin ma olen kaotanud mõned oma suvelilled, siin oli päris külmad. Ja ilmselgelt ma panin need liiga vara õue, aga ma pidin mingi toast midagi õue viima lihtsalt, sest toas oli liiga palju juba neid. Aga mõned on mul siin elus ja ma kohe näitan neid. Ja depost ma ostsin ka paar lille siia terrassile. Depost sai ostetud selline kombo. Väga ägedasti sobivad kokku. See kõrjelise tutik on minu enda oma, see peaks olema selline nagu juuksepahmakas, kui ta kasvab. Ma praegu ta tagasi lõiganud.
ainult kasi ma vaatan, et lillepotid on erinevad stiilis tulnud kogemata. Aga elab üle, ma arvan. Ma olen väga rahul selle komboga. Ja see segadus, mida te siit näete, see on siis meie tulevane terrassipikendus. Tuleb siia siuke väike terrassipikendus otsa. No loodetavasti juunis, enne jaana ma loodan, et saab valmis. Praegu meil on esimene osamakse tehtud ja vist on praegu siis materjalid ootel, enne kui saab siis töödega alustada. Aga augunud juba kaevasid ära. Siis need hunnikud me peame nüüd omale aeda laiali vedama erinevatesse ebatasastesse aukudesse. Jah. Ja seal taamal paistavad veel mul mullakotid, mis peab panema sinna terrassikastidesse. Ja siin on siis see eksperiment, mis ma siin tegin. Need sibulad. Üks kast on mul kenasti juba tõusnud, aga teine siin veel natuke midagi mõtleb. Ma ei tea, kas tulevadki kõik. Aga siin tundub, et tulid kõik välja ja siin ka. Ja seal taga selles vämbris ei tulnud midagi. Et aga vaatame, kas freesed ka siit läbi tulevad. Aga jah, tänane plaan on siis selline, et kell 12 on mul üks kõne potentsiaalse kliendiga. Aga siis ma pean tegema natukesega Helmes asju, sest mul jäi reedel pooleli. Ma pidin seda nädalavahetusel tegema, aga mul ununes, nii et ma pean nüüd esmaspäeval selle kindlasti ära tegema. See oli auditiga seotud ja siis ma plaanin panna vist 2 tomatit õue, siis ma näen, mu tomatid tahavad õitsema hakata, et ma olen kuulnud, et Irvan teeb nägusid seal taga. Who is this guy? Melinda ka paistab. Aga tahavad mul õitsema hakata jah, et ma siis mõtlesin, et ma panen 2 tomatit õue ja ma panen kateloori peale ja lihtsalt palvetan, et nad külma ei saaks. Ja et ma ei tea, ei tohiks vist rohkem külma tulla. Aga vaatab ja siis ma jätan 2 tükki tuppa igaks juhuks. Ja me lähme emaga ka Türi lillelaadale vist. Et järsku ma sealt saan ka mõne taime, mis sobib nagu avamaal kasvatamiseks, tomatitaime. Ja mul endal on enne kirstomatid, aga tahaks mingit sükest suuremat tomateid ka proovida. Ja esimese muru niitmise tegime ära ja ma ei tea, kas siin taustal on näha. Aga see on tehtud ja siin ma üleüldiselt toimen, et tahaksin nii palju õues olla kui võimalik, et tulevad ilusad ilmad, küll temperatuurid ei tule mingid super head, aga päike paistab ja on tuulevaikne. Et see on minu meelest juba suur pluss. Et kui ma saan niimoodi õues olla, ma saan lihtsalt olla kampsuniga, mis nüüd sellega juhtus. Kui ma saan lihtsalt olla kampsuniga õues, siis on minu meelest juba väga hea. Näe, ja panen nüüd käru sisse. Ja nüüd otsi, kus on teine lill? Kus on veel lilled? Kas sa näed kuskil lille veel? Rohkem ei ole või? Tere hommikust! Olen siin jälle oma kohvitiru laias. Istun praegu siin metsa ääres, kuulen linnulaulu. Ma ei tea, kas teie kuulete seda linnulaulu, aga siin on korralik kontsert. Ja just siin hommikul, kui me veel toas olime, kohvi tegin, siis nägime jänest ka siin aia taga. See aed, mis meil siin on, nägime jänest, et saime teda pikalt imetleda siin. Õnneks, kusjuures meil on siin aia ääres tehtud üks auk, ma ei tea, kelle poolt see on tehtud, et keegi on siin kraapinud aia alt. Ei teagi, kes see oli. Jänesel vist ei ole asja meie aeda, ma ei oska öelda. Või oli see mõni teine loom. Aga jah, ma tahtsin tegelikult selle video otsad kokku tõmmata ja tahtsin öelda, et järgmises ühtlasi te kuulete taustal igasugust puurimist, sest meil on siin ikkagi maju ehitatakse ümberringi, et siin on ikka ehitus käib kogu aeg. Aga
ärge laske sellest ennast häirida. Järgmine vlog tuleb siis nüüd nendele küsimustele vastamine, mis mul nüüd siis kogunes. Mõned küsimused mul kogunesid ja ma märkasin, et kui ma panin selle anonüümse võimaluse küsimuste esitamiseks, siis tuli neid kohe rohkem. Aga jah, et mingid spice'isid, niisuguseid küsimusi nüüd ei tulnud, et nüüd peaks hullult häbenema. Aga siiski inimesed eelistasid jääda anonüümseks ja tegelikult on siis teil võimalus veel sellesama video alla ka küsimusi panna. Kui te tahate midagi küsida, ärge häbenege. Küsige mis iganes teemadel te soovite, ma ei tea, kolimisteemadel, tööteemadel, lapse teemadel, raseduse teemadel või mis iganes, et me ei ole siuke klassikaline Eesti pere, et me oleme siuke rahvusvaheline pere, et saab küsida igasugu asju. Ja siis veel järgmises vlogis, minu jaoks juba täna, me lähme siis Belindaga fotosessioonile, photoshootile. Ja järgmises vlogis siis te näete ka, et kuidas me selleks valmistume, mis me selleks teeme ja kuhu me läheme. Ja kõike seda juba järgmises vlogis. Nii et jah, pange küsimused alla ja kohtume järgmises vlogis. Bye!